Karismaatilise usklikuna õpetati mulle vaimset sõjapidamist. Ma olin õppinud väljakutsetele otse vastu astuma. Võtsin piibli ja kukkusin sellega kuradit tümitama. Ometi sain ma ise alati päris kõvasti peksa. Aga ma arvasin, et see ongi vaimse sõjapidamise osa ja peksa saamine on lihtsalt osa vaimsest sõjapidamisest. Ma pidin iga mõne kuu tagant võtma pausi ja taastuma, et siis uuesti võitlusesse astuda. Kuni ühel päeval seisin silmitsi väljakutsega. Ma olin valmis vaenlasele vastu astuma, nii nagu varem. Kui isand kõneles mu südamesse. Mitte sõnadega, vaid tuletades mulle meelde ühe pühakirja koha. Seekord tuli see mulle ilmutusena. Ma mõtlesin, appikene, see kirja koht on kogu aeg minu ees olnud, aga ma pole seda näinud ja ma pole seda mõistnud. Ja see salm oli Jakobuse 4:7, mida me kõik väga hästi teame. Alistuge siis Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Ma olin vaimset sõjapidamist alati alustanud salmi teisest osast ja seepärast ma jätkuvalt peksa saingi. Kui tekkis väljakutse, hakkasin kuradile vastu seisma ja ma ei saanud aru, miks ta minu eest ei põgenenud. Aga ma olin ignoreerinud salmi esimest osa. Kõigepealt alistu Jumalale ja alles siis, kui Jumal ilmutab, kuidas käes oleva olukorraga toime tulla, seisa vastu kuradile Jumala tarkuses ja Jumala väes ja ta põgeneb su juurest. Ja ta on teinud seda iga kord, kui olen kuuletunud ja olen alistanud kõigepealt enda ja oma olukorra Jumalale ning alles seejärel hakanud vaenlasele vastu seisma Jumala ilmutuse ja Jumala tarkuse väes. Ja kurat ei saa mitte põgeneda. Varem õpetati, et teisest taevast tuleb rängalt võidelda selleks, et saada teatud palvevastused. Kuid tõde on, et me saame kristlastena minna teisest taevast mööda otse kolmandasse. Kui kohtuotsus kolmandas taevas on sinu poolt, siis kaotab teine taevas oma jõu ja tee läheb vabaks. Kuid kui väljakutse või rünnaku esile kerkides hakkame kuradile koheselt vastu seisma, siis teeme seda esimese või teise taeva tasandil, kohast, kus hinge vaenlasel on meelevald. Me üritame lihas võidelda vaimuvalitsejate vastu. Pole siis ime, et saame peksa. Kolmas taevas on paik, kus asub Jumala aujärg ja kohtusaal. See on kõrgeim vaimne tasand, Jumala elupaik. See on rahu, valguse ja täiusliku korra koht. Kolmas taevas on koht, kus toimub vaimne õiguse mõistmine. Seal saavad usklikud esitada oma palveid juriidiliste hagidena, et tühistada vaenlase süüdistused ja vabaneda needustest. See on meelevalda andev sfäär, kus usklik kohtub oma vaimu kaudu Jumalaga, kes on vaim, selleks, et saada juhiseid ja ilmutusi. Seega on see paik, kus meil tuleb õppida tegutsema. Teine taevas on vaimne lahinguväli. See on sfäär, mis asub maa ehk esimese taeva ja kolmanda taeva ehk Jumala asupaiga vahel. See on piirkond, kus tegutsevad kurjad vaimud, väed ja püstiriigid, millest kõneleb Efeslastele 6:12. See on vastuseisu ja konfliktitsoon. Siin üritab saatan kinni pidada palveid, mis liiguvad maa pealt üles ning vastuseid, mis tulevad Jumalalt alla inimestele. Üks kõige tuntumaid näiteid, mida ma usun, et me kõik teame, on Danieli raamatus, kus Pärsia vürst ehk selle piirkonna vaimuvalitseja takistas Jumala inglit 21 päeva
ja vaatamegi Danieli 10. peatükki. Ja esimene salm, mis algab sõnadena: Pärsia kuninga Koorese 3. aastal ilmutati Danielile, kellele oli pandud nimeks Beltsassar, üks sõnum ja see sõnum on tõsi ning tähendab suurt vaeva. Ta pani sõnumit tähele ja õppis nägemust mõistma. Need on võtmesõnad selles kirjakohas. Ta pani sõnumit tähele ja õppis nägemust mõistma. Ma olen lugenud viimasel ajal Facebookis mitmel korral sellist sõnumit, mille mõte on olnud selles, et Jumal ei oota meilt oma lastelt mõistmist. Ta soovib ainult, et me oleksime temale sõnakuulelikud. Kuid see ei ole tõsi. Jumal igatseb, et me mõistame seda, miks ta midagi teeb ja miks ta midagi ütleb. Jumal ei oota, et me oleksime nagu loomad, keda treenitakse sõna kuulama. Jumal ootab, et me otsime teda kogu südamega selleks, et mõista, miks ta midagi ütleb ja miks ta midagi teeb. Ka me palvevastused saavad väga erinevad tulemused. Need, kes mõistavad, miks Jumal midagi ütleb, saavad tunduvalt võimsamad palvevastused kui need, kes üritavad lihtsalt sõnakuulelikud olla ilma, et nad peaksid võtma erilist aega, et Jumalat otsida selleks, et mõista tema viise. Laul 103:7 ütleb midagi huvitavat. Ta ütleb: Jumal andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Mõtle sellele. Jumal andis Moosesele teada oma teed, kuid Iisraeli lastele ainult oma teod. Miks? Iisraeli laste südamed ei igatsenud mõista Jumala teid ja seega Jumal ei ilmutanud neile oma teid. Ta andis neile ainult teada oma teod, kuid Moosesele andis ta teada oma teed. Kui me läheme tagasi Danieli 10. peatükki, kus me loeme seda, et Pärsia kuningriigil oli 2 valitsejat. Üks oli maapealne valitseja Koores ja teine oli Pärsia riigi vaimuvalla valitseja. Koores oli vaid vaimuvalla valitseja marionett. Tõeline valitsemine toimub vaimses dimensioonis. Salmid 10-13 kõnelevad sellest, mis juhtus Danielile peale seda, kui ta Jumala poole palvetas. Ja vaatamegi uuesti Danieli 10. peatükki ja salmid, see oli vist 10-13. Ja vaata, üks käsi puudutas mind ja raputas mind tõusma põlvili ja käpukile. Ja ta ütles mulle: Daniel, armas mees, pane tähele sõnu, mis ma sulle räägin ja seisa seal, kus sa seisid, sest mind on nüüd läkitatud sinu juurde. Ja kui ta minuga neid sõnu rääkis, seisin ma värisedes. Ja ta ütles mulle: ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Pärsia kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu 21 päeva, aga vaata, Miikael, üks peainglitest, tuli mulle appi ja ma jäin sinna Pärsia kaitseingli juurde. Me näeme siin, et Danieli palvet võeti kuulda sellest päevast peale, kui ta andis oma südame, et mõista ja olla alandlik Jumala ees. Kuid Pärsia kuningriigi vaimuvalitseja seisis tema palvetele vastu 21 päeva. Danielil ei olnud neid võimalusi, mis meil on. Tal ei olnud sellist lepingut Jumalaga, nagu meil on. Kuid
Danielil oli süda, et mõista Jumala viise ja sellepärast saavutas ta võidu vaatamata vastuseisule. Kui meie saavutame läbi palve ja kohtusaalide juriidilise võidu kolmandast taevast, kaotavad teise taeva vaenulikud jõud oma seadusliku aluse meid takistada. See on selle praegu alanud taevaste kohtute kursuse lühikokkuvõte. Kursusel hakkame samm-sammult vaatama, kuidas see kõik toimib, mis on protokoll ja kuidas meie seda teeme. Kursusel vaatame ka, kuidas kristlane saab vabastada tohutud rikkused, mis on olemas kolmandas taevas. Ja see ei toimi mingisuguse konkreetsete palvete kaudu. Jõukus vabastatakse samuti mõistmise kaudu. Kui sa oled huvitatud sellest kursusest, võta minuga ühendust emaili teel eve.juurik@gmail.com või Messengeri teel. Mul on lõpuks sulle veel üks küsimus. Miks sa arvad, et ma maksin Daniel Duvalile tema kursuste eest, kui ma oleksin võinud kuulata ta jutlusi ja sõnumeid tasuta kas või 10 tunde iga päev? Sellepärast, et kursusel on materjal loogilises järjestuses kokku pandud selleks, et aidata õpilasel materjali sügavuti läbi töötada ja tõeliselt mõista ning selle oma elus tööle panna. See materjal pole siis enam info, see on ilmutus, mis on jõudnud südamesse ja muutnud kogu elu. Praegusel ajal on rohkem õpetust, kui kunagi varem on olnud ja me saame seda kõike tasuta kuulata, kas või 24 tundi päevas. Kuid samas on tõelist mõistmist ja vaimseid võite üha vähem. Miks sa arvad, et see on? Ma usun, et meil on liiga palju infot siin meie mõistuses ja liiga vähe juurdunud ilmutust meie südametes. Loodan, et see oli sulle õnnistuseks ja julgustuseks ja kohtumiseni järgmisel korral. Sa tead, et su taevane isa armastab sind. Sina oled tema silmad ära. Amen.